kord üks noor lambakarjus. Ta viis igal hommikul lambad kõrgele mäenõlvale rohtu sööma. Igal õhtul juhtis ta loomad jälle tagasi tallu nende aadikusse. Päevad möödusid lambaid valvates ja poisil oli väga igav. Oleksin ometi kellegagi juttu ajada, mõtles karjapoiss endamisi. Aga keegi ei tule mind siia mäe otsa vaatama. Karjus jooksis mäest alla tallu oma venna juurde, kes koos teiste töölistega põldu kündis. Appi, hunt ründab mu lambaid, hüüdis ta kätega vehkides ja üles-alla hüpates. Karjapoisi vend ja töölised jooksid lõõtsutades mäest üles. Kus hunt on? Küsisid nad. Ei ole siin mingit hunti, nalja tegin, tunnistas karjapoiss üles. Tema vend ja töölised läksid pahastena tööle tagasi. See oli täitsa lõbus, mõtles karjapoiss endamisi. Järgmisel päeval mõtles karjapoiss jälle sama trikki proovida. Aga nüüd jooksis ta hoopis talu lähedal asuvasse väikesesse külla. Appi, hunt ründab mu lambaid, karjus ta. Tulge kähku! Kõik külaelanikud jooksid poisikannul mäest üles. Hahaa, pole siin mingit hunti, hüüdis poiss, kui külaelanikud lammaste juurde jõudsid. Ma tõmbasin teid haneks, hüüdis poiss, suurest naerust suisa kõveras. Külaelanikud lahkusid vihastena. Järgmisel päeval mõtles poiss proovida oma nalja vana lambakarjuse peal, kes elas teisel pool mäge. Ta jooksis vanamehe juurde ja hüüdis. Appi, hunt ründab mu lambaid. Vana lambakarjus vaatas poisile pikalt otsa, kuni too pilgu ära pööras. Sa valetad. Lahku, enne kui ma oma lambakoerad sulle kallale ässitan, ähvardas vanamees. Poisik jooksis minema. Ta oli väga löödud, et trikk seekord läbi ei läinud. Järgmisel päeval nägi karjapoiss üht halli kogu lammaste ligi hiilimas. See oli hunt. Poiss jooksis välgukiirusel alla tallu. Hunt, hunt, hüüdis ta. Mäe otsas on hunt. Aga tema vend ja töölised vaid naersid selle peale. 2 korda me küll enam ennast narrida ei lase, vastasid nad. Karjapoiss kihutas külla. Palun aidake mind. Päris hunt ründab mu lambaid, hüüdis ta. Mine minema. Meil ei ole aega su valesid kuulata, vastasid külaelanikud. Meeleheitel karjapoiss jooksis tagasi mäe otsa ja nägi, et hunt oli lammastele juba päris lähedale jõudnud. Karjapoiss jooksis vana lambakarjuse juurde. Ma tean, et sa mind ei usu, aga mu lambaid ründab tõesti hunt, hüüdis poisike. Vana lambakarjus vaatas jälle pikalt poisile otsa ning too mõtles, et vanamees saadab ta minema. Lähme siis, ütles vana lambakarjus kulmu kortsutades. Mis siin enam oodata? Nad võtsid lambakoerad kaasa ja jooksid lammaste juurde. Lambakoer hüppas kohe hundile ligi ja urises kurjalt. Hunt jahmus ja jooksis saba jalga vahel minema. Poiss tänas vana lambakarjust ja läks siis külasse. Ta rääkis kõigile juhtunust ning lausus. Andke andeks, et ma teile valetasin. Ma ei süüdista teid, et te minu juttu hundist ei uskunud. Ma ei valeta enam iialgi. Peagi kutsus vana lambakarjus poisi oma hüti teisel pool mäge. Tema lambakoer oli ilmale toonud 6 väikest kutsikat. Võta üks endale. Ta aitab sul lambaid karjatada, ütles vanamees. Poiss valis välja musta-valge kirju koerakese. Kutsikast sai truu lambakoer ja nüüdsest valvasid nad koos lambaid. Noor lambakarjus ei tundnud end enam üksikuna. Ta ei valetanud kunagi ega hüüdnud iial lihtsalt nalja pärast hunt.